Peale seda lugu lähmegi sisse. Oho, mu sukad jooksevad. Mis jooksevad? Uus muud. Ega me laual saadeti see. Väga kiiresti võtta. Ja et kui nad jooksevad, siis võid öelda, et seavad seisma. Kuskil ei ole kiiret. No, see on siuke, jah. Siis see on uskumatu. Ma olen kunagi mõelnud seda, et ma võiksin olla ka nagu raadios rääkijana. Jah. Et siis, kui ma kunagi alguses kuulasin seda Finnesti. Ja siis nüüd mingi aeg hiljem, nüüd ma olen juba siin istumas. No, kui tore. Siis inimene saab kõike, mida ta tahab, kui ta teab, mida ta tahab. Just nimelt. Ja no ei, muidugi üks asi on see, et kui ta tahab, teine üks asi on see, et kas sa tahad saavutada, muidugi õigel ajal pead õiges kohas ka olema. Ja, siis see ongi see, et kõige olulisem on alati kohale ilmuda. Et mul tegelikult jalg läks hästi raskeks, küll kui ma siia poole liikusin. No ei ole hullu, iga algus on natuke raske. Ja nagu eestlased ikka ütlevad, et isegi poomisega harjutakse ära, algus natuke sipled ja... Ja. Kummale ma otsa vaatan? Tere hommikust, head sõbrad! Täna on meil rõõm tervitada stuudios inimest, kes soovib oma töö ja pühendumusega kogukonna hüvanguks silma paista ning kellel on sel aastal kindel siht ees. Väga suur siht. Kandideerida sel aastal Soome kohalike omavalitsuste ja heaolu piirkondade valimistel. Täna tervitame külalist Li Tuomainen, väga hästi, ütlesid õieti. Kes kandideerib Vanda Kerava piirkonnas perussoomalaised erakonna nimekirjas. Tere hommikust! Tere hommikust ja aitäh, et ma sain ennast siia kutsuda. Said ennast siia kutsuda, väga hästi öeldud. Ja sa ju siin mainisid ka, et nime hääldamisega mul oli siin tükk tegemist. Ma olen viimased pool tundi harjutanud. Jah, et väga hästi oled hakkama saanud. Ja kus see idee tuli, et üldse siia raadiosse tulla, et üks teie raadiokuulajatest Koivukilas tuli meie telgi juurde ja ütles, et tema kuulab Finnest raadiot, et miks ma ei võiks sinna minna. Et Raul, kui sa kuuled mind, siis ma tervitan sind, et tema oli vanem meesterahvas, et temalt ma selle idee sain. Väga meeldiv. Ja sa oled perussoomalaised nimekirjas ja perussoomalaistel on oma kohe selline riietus. Ja täitsa nüüd ei kuula, aga suvine, mõnus selline kollane värv on. Hea rõõmus meelelustuli stuudios. Nii on, et ma üritan ka, kuna ma olen täiesti uus nägu poliitika maastikul, et siis ma pean kuidagi silma paistma ja siis... Väga hästi paistad. Aitäh. Ja siis ma üritangi seda nii-öelda oma brändi kogu aeg nagu edasi anda, et kui ma lähengi kuskile nii-öelda poliitilisele väljaastumisele, et siis kollane seljas kogu aeg. Jääb hästi meelde. Kindlasti peab tähelepanu pöörama ka kingitusele. Meile toodi kingitus. Me ei ole veel sisse jõudnud vaadata. Ei ole jõudnud jätsimegi siia kõige magusamaks palaks, aga aitäh selle kingituse eest. Kott on head ja paremat täis. Te peate vennalikult jagama. No eks meil muud üle ja nagu alati. Ja Enari võtab koti ja siis annab mulle midagi. Head ja paremat, jah. Aga see on normaalne. Aga mis siis ikka, Li, et räägi endast natukene ja oma asjadest ja tegemistest. Eks see nagu reisile sinuga, et kes ma olen ja kust ma tulen. Just nimelt. Olen siis Soome kolinud 13 aastat tagasi. Hetkeks siis 3 lapse ema, abielus, elan Vantaal ja Soome kunagi tulin ainult eesmärgiga suveks natuke raha teenida, aga siis, kui see Soome palk oli tunduvalt suurem kui Eestis kuuaja palk, et siis ma mõtlesin, et Eestisse ma tagasi ei lähe ja sealt siis läkski minu see trall pihta. Ja samas, kui ma tulin, ma ei osanud mitte sõnakestki soome keelt, et ainuke sõna oli moi ja siis naeratus, et muud ma rohkem pakkuda ei olnud.
ja aga no ma sain hakkaja nagu ma olen, nii ma sain esimese töökoha pitseeria kassas, et ainult naeratades ja siis inglise keelega sealt numbreid vastu võetes. Et see töökoht läks nagu hästi ja siis edasi on väga palju töökohti, et olen olnud koristajana mitmeid eri valdkondi, et üteleks, et ma olen väga hea koristaja, et väga hästi oskan tööd teha. Peale seda, et ütleme, et igas valdkonnas ma sain selle soome keele suhu, nii-öelda selle valdkonna soome keele ja siis ma järjest trepiaste kõrgemale läksin, et teenindajana olnud restoranides, siis olnud baaris tööl, kunagi oli mul, mäletan noorena oli unistus, et ma tahan baaridaamiks saada. Baaridaamina ma olin tööl ja see töö ei sobi mulle, ei sobinud absoluutselt. Siis mis edasi, mul oli mingi vahe, siis soome keel oli nii suus, et ma läksin kooli õppima. Nendest eelnevatest töökohtadest oli siis kasu ka? Jaa, väga palju. Et soovitan, ja ma soovitan väga palju inimestele, et kui on natukenegi rohkem soome keel suus, et minge õppima, et minge ametikoolid õppige, et mina õppisin turvalisusala ammatitutkindo, ma ei tea seda eesti keele tõlget sellele vastavat. Et see nagu, ma käisin siis nagu üritusi turvamas ja sellele ma võtsin veel juurde ihukaitsja koolituse, et aga siis mul oli 2019 oli hästi ränk mootorrattaõnnetus, et siis selle ameti ma panin maha, sest et mul kadus ära julgus, et ma tundsin, et ma lähen katki, et jäi ikkagi nagu mingi hirm sisse, et siis selle ameti ma panin maha ja siis mõtlesin pikalt, et et mida ma nagu üldse teha võiksin, et mis on minu nagu tugevamad küljed, milles ma olen hea, ma olen suhtlemises, olen hea ja varasemalt, kui ma olen Eestis teinud neid lastelaagreid hästi palju, et just see nagu laste valdkond on minu nagu kõige tugevam külg, otsustasin siis, et lähen õppima lähihoidaja. Eesti keeles jälle seda vastet ei ole, et ja seal on nagu hästi lai nagu valdkond, et mida sa õppida kõike saad, et meditsiiniline, psühholoogiline, siis nagu laste kasvatus, et see nagu hästi lai põhi, et kus sa nagu saad edasi minna õppima. Et mina nüüd tegelikult 6 aja pärast valmistun, et mul oli tegelikult eile viimane praktikapäev, 5, et olen pingutanud väga palju, õppinud väga palju ja mul on eesmärk veel edasi minna ülikooli, et kui ma nüüd lõpetan selle, et sotsiaaltöötaja ja just see lastekaitse ja siis perede tugemine on nagu minu see, et kus ma tahan nagu panustada. Aga kuidas siis ikkagi jõudsid poliitikasse või kuidas sa võtsid selle suuna nüüd heaolu piirkondade valimisse? Ja siis ma ütlengi, et alati peab juhtuma midagi halba, et sa teeksid midagi head. Ja samamoodi oli enda kogemus, et laps läks lasteaeda ja need olid eralasteaiad, sest linna lasteaed olid järjekorrad, sest need on puupüsti täis. Et, ja me proovisime 2 eralasteaeda ja need olid nii surged, nii kohutavad lasteaiad, et nad ei pakkunud teenust, mida laps oleks vajanud, et kui minu laps vajab täiendavat tuge, et siis nad ei pakkunud seda ja siis ühes lasteaias siis nagu viimases selles lasteaias siis, et nad lõpetasid ükspoolselt minu lapse lasteaia lepingu ära. Et ja siis üldse nagu ma sain tagasisidet väga paljudelt, et väga paljud eralasteaiad teevad niimoodi, et nad nopivadki välja, et vähe, et kui on hea laps, et siis sa võtad ja kui laps on natuke kehvem, et siis, et see ei sobi meile. Ja minu lapsega oli täpselt samamoodi. Kas see on eralasteaedade õigus niimoodi teha või on see linnalasteaedade? Ei, siis tundub, et on, sest linnalasteaed niimoodi ei tee, et nüüd kui mu laps käib linnalasteaias, et siis seal nad pakuvad seda tuge, mida mu laps vajab ja seal siis linnalasteaed ei teeni seda kasumit, aga eralasteaed teenivad kasumit ja sama lasteaed samamoodi, et nad küll eraldasid mu lapse lasteaiast, aga nad ei teavitanud seda kõrgemale tahole, ehk siis raha maksti neile edasi. Ja alles kui ma ise nagu võtsin ühendust, et mu laps ei käi seal lasteaiast, et õnneks ma olin nagu nii palju tark sel hetkel, et ma olin tegelikult emotsionaalselt nagu väga kurnatud, et kuidas võib nagu ka juhataja selles lasteaias olla nagu nii tõrge ja nagu rääkida nagu 3-aastasest nagu nii halvasti. Et
et siis, kui ma nagu ennast kokku võtsin, et siis ma võtsin nagu ühendust, kes üldse neid lasteaiakohti jagavad ja nagu rääkisin probleemist, et sellega tuleb tegeleda ja kõik nagu laiutasid käsi, abi ma ei saanud ja põhimõtteliselt olingi nagu üksi. Ja siis ma mõtlesingi, et natuke aega kogusin ennast ja siis mõtlesin, et mida ma teen. Ja sealt saigi nii-öelda see nagu kick in the ass, et ma lähen tegema midagi, et ma lähen poliitikasse ja ma tahan saada korda need asjad, et ei ole niimoodi, et igaüks võib teha mingit lasteaeda, aga ei paku lapsele seda tuge, mida laps reaalselt vajab. Sa oled võtnud sihikule siis eralasteaiad? Ei, nagu üldse nagu lasteaiad ja laste nagu heaolu, sest et see ei olnud nagu mina nagu sain seda ka oma nahal tunda, aga tundub, et väga paljudel on olnud nagu eralasteaedadega nagu probleeme. Ja ma ei ütleks, et samas ma olin ka sel ajal teises eralasteaias ise tööl praktikal ja see oli super hea lasteaed. Et see ongi nagu ja ei saagi, ma ei üldistagi jah, et seda ma tahangi tuua, et näiteks, et kus mina olin praktikal, et see oli super hea, et seal nagu panustati lapse heaolusse, aga seal, kus minu laps käis, seal ei panustatud. Ja samamoodi nagu ühes eralasteaiast suruti meile peale mingit ideoloogiat, mis ei sobinud absoluutselt meie maailmavaadetega. Et seda enam, et ma pidin isegi tooma välja selle nii-öelda usukordi. Et selline nagu täiesti absurd, mis seal oli. Nii, aga kui sa nüüd saad koha seal heaolu piirkonna, Vanda, Kerava oli. Ja mõlemad on. Siis on nagu Aluevaalid on Vanda, Kerava, see on nagu heaolu piirkond, on nagu ühtne ja siis on Vanda oma, mis on nagu siis Kunda. Linna. Jah, linna oma. Linna oma valitsus. Aga kui sa selle koha sinna saad, mida sa muudaksid? Mida sa teeksid? Et see olukord siis paraneks, nagu ma aru saan, et see fookus ongi lasteaedadel ja laste kasvatusel. Ja üldse nagu laste kasvatus peredele, et see varases vaihes, et pered saaksid juba selle toe ja et ka lasteaedadesse nagu panustatakse nagu rohkem sinna, sest et kui sa juba varakult, enne kui laps läheb kooli, saab selle keelelise toe nagu ja üldse nagu toe, mida nagu pered nagu vajavad, et kui on natukene tuge vajab laps, enne kui ta kooli läheb, et siis need probleemid saavad lahendatud, sest et nüüd, kui ma koolis praktikal olin, siis ma nägin nii palju neid oireilevia lapsi. Erinevate probleemidega. Ja siis kuidas nagu õpetaja üksi on siis 18 lapsega ja mina, kui siis olin seal abiõpetajana kaasas praktikal, siis mõtlesin, et kuidas tema nagu jaksab neid ja siis see laste keele kasutus ja siis see, kuidas nad tegelikult nagu õpetajad kohtlevad, et ei ole mingisugust austust. Et õnneks on nagu see, et kui ma tegelikult näen nagu nii-öelda selle halva käitumise taha, ma näen seda, et need lapsed vajavad tuge kodus, sest et kui mina koolis olles ja ka lasteaias olles, et kui me pakume lapsele seda turvalist keskkonda ja panustame lapsesse ja seda positiivset kaudu, et näeme ainult lapse positiivset külgu, et me ei pane fookust sinna, et jälle sa tegid seda, et jälle see, et me ei pane fookust sinna, vaid me keskendume sinna, et oi, vaata, kui hästi see on, et siis me nagu natukene jätame kõrvale selle halva asja, sest laps on õppinud saama tähelepanu ainult läbi selle kehva käitumise. Ja siis tegelikult sina näed, et tegelikult mitte ainult siis lasteaed, vaid ka kool on tegelikult väga suures osas kuidagi kogu see kasvatussüsteem on nagu reguleerimata või kuidagi. Kas on süsteemi viga? Jah, on küll. Süsteemi viga on. Ja samas, et need abi tuleks koju. Näiteks, et peredele, et näiteks kui vanemad on, ütleme, et väsinud, kui nad ei ole saanud ennast maha laadida või et kes teab, mis nende vanemate nagu peretaust on olnud, mis nende vanemate lapsepõlves on olnud, keegi küsi, sest et väga paljud täiskasvanud inimesed, nende sees on tegelikult katkised lapsed. Ja siis kuidas nagu katkine inimene võib nagu kasvatada tervet last, enne kui ta ise terveks ei saa. Aga kuidas sa seda ikkagi muudaksid? Kuidas sa muudaksid paremaks selle süsteemi? Kus on puudujääk? Inimressurssidest. Et väga paljud ju, siin kui need olid need koroona ajad, et siis väga palju inimest lasti lahti, sellepärast, kes ei võtnud teatud süsti, ainetega, mida inimesed ei tahtnud endale võtta. Et siis väga paljud lasti lahti sellepärast,
ja väga paljud on ka muutnud, et näiteks lähihoidajad, kes on, nad on läinud kõik erinevatele aladele, et kui saaks tagasi need lähihoidajad tööle ja samamoodi, et ka kui inimesed julgeksid rohkem ehk minna nagu õppima seda ala, ma ütlen nagu lähihoidajaid ja üldse nagu seda laste kasvatusala, et võib-olla ka see, et peaks minema inimene, kellele meeldib see, et ongi inimressursi puudus on. Ma tuleks tagasi natukene sellest jutu alguse poole, et kui sa otsustasid nagu siis ennast pühendada siis ütleme tinglikult riigi teenimisele, siis miks sa valisid just perussoomlaste erakonna? Või oli see juhus? Ei, see ei olnud juhus absoluutselt, et ma olen nende nagu tegemisi või asju nagu sõnavõtte kuulnud päris palju või siis isegi netist on visatud ette ja et neil on nagu hästi palju samasid nagu maailmavaateid, nagu mul endal on. Et mõningaid ka ei ole, aga mina nagu keskendun ka sellele, mis nagu minul on oluline, et esiteks nemad julgevad tunnistada probleemi, et see piiramatu maahamuutu, et see on tegelikult läinud üle käte ja lihtsalt siis reaalselt ei ole raha, et maksta inimeste lihtsalt olemist kinni. Et ma olengi üritanud ka inimestele seletada seda, et varsti on niimoodi, et kui on 50 ja 50%, et kes käivad tööl, kes ei käi tööl, siis need 50% inimestest, see on sama, et sa võid kohe oma poole palgast ära anda nendele, kes kodus istuvad. Ja siis, et kui nende tugede määr on kõrgem, mis palgatöötajal, et siis miks tahaks üldse keegi tööle minna? Et see ongi nagu täiesti balansist väljas. Ja inimesed ongi ära harjunud selle mugavusega, et riik maksab kõik kinni, aga nad ei mõtle sellele, et kust kohast riigile see raha tuleb. Et sina, kes sa oled praegu tööl, sina maksad selle kinni, et keegi teine istub kodus. Tuleme hetke pärast veel tagasi, on veel mõned põnevad küsimused sulle. Tere hommikust, head sõbrad, ja meil on stuudios külas Li Tuomainen. Inari, sa lähed järjest paremaks. Kes kandideerib Vanda ja Vanda-Kerava piirkonnas perussoomalaised erakonna nimekirjas. Ja oleme sinust juba rääkinud sinu minevikust, kuidas sa siia Soome tulid. Oleme juba jõudnud ka rääkida eesmärkidest, aga poliitika laua taha on sul kindel suund olemas. Küsiks võib-olla sellise tehnilise küsimuse, et kui palju on üldse hääli vaja, et pääseda laua taha? No konkreetselt nüüd siin Vanda-Kerava ja Vandal on 200, aga see oleneb kõik nagu eraldi nagu nendest piirkondadest, et kas on, kui suur see on. Aga kuna Vanda-Kerava on suht suur, et siis 200 häält. Aga kui sa saad need 200 häält kätte selles piirkonnas, mis sa esimesel päeval teed? Esimesel päeval? Ma arvan, et esimesel päeval ma võib-olla magan. Sest ma ei ole nagu tegelikult saanud magada nüüd kõik see aeg, ma läksin sinna poliitikasse, sest ma olen keskendunud sellele, et üldse lugeda selle kohta, lugeda nende probleemide kohta, mis on, ja samas ka kõrval mul on see oma kool ja praktika, et mul on tegelikult tohutult suur see unepuudus, aga see ei takista mind nagu tegemas seda, et ma kõigepealt võib-olla magan ühe hea peatäie ja siis järgmiseks ma lähen ja nagu perehtyn, et üldse sinna, et kuhu töö peale või mis seal nagu on. Et ja vaatakski üle kõik need, et need ebakohad, mis on nende, miks ei ole saanud ressursse sinna lasteaedadesse. Sul on siis ligipääs nendele andmetele, aga parem ligipääs? Või absoluutselt. Parem ülevaate saamiseks pead kohanema siis selle olukorraga, mis süsteemis üldse toimub ja sinu eesmärk saab olema siis parandada mida? Minu eesmärk on parandada siis perede ja laste heaolu. Et just ongi, et ressursid sinna. Kas sa keskendud nagu kõigile või sa keskendud nendele, kes on väljaspoolt Soome tulnud? Ma keskendun pigem sellele, et kes siin Soomes juba on, sest et väga paljud pered, et on eestlased, ka soomlased ja ka mujalt tulnud, et on pered, kellel ei ole eesti või see soome keel selge, et nad ei ole siis nii-öelda kodoudunud korralikult, et samas on ka ju eesti peresid, kes ei räägi soome keelt,
et neid saaks samamoodi see ühteskonda, sest ega ma ise... sa püüad siis nagu neid aidata? Jaa, absoluutselt, et ja samamoodi ma tahan ka luua rohkem seda nagu, näiteks ka kuna ma ise olen Vantaal, et siia nagu eestlastele sellist, et nad saaksid rohkem nagu kogukonda sisse. Et väga paljudel on see, et nad elavad siin pikalt, aga nad ei räägi soome keelt ja siis need nagu, samas kui nad teevad kõiksugu pabereid ja asju, ja vahepeal selgub ka, et hei, et sul on see paber, sul ei ole see paber korras, et sa ei saagi näiteks, ma ei tea, arstile minna või sa ei saa töötukassa raha või et sa ei saa kela või et üldse nagu. Kas see on võimalik, et sa oleksid nagu üks selline kommunikatsioonipunkt, kuhu näiteks nii-öelda need umbkeelsed inimesed, võtame eestlased, kes ei oska soome keelt ja oska paberimajandamist, et sa oleksid nagu üks selline esindaja, kes võtab nagu selle koormuse enda peale, võtta vastu nende poolt siis seda tagasisidet. Jaa, meil on tegelikult, ma olen ise... Ja anda edasi nagu see tagasiside siis kõrgematele üksustele, kes siis selle probleemiga peaksid hakkama siis tegelema, mis iganes probleemid sealt siis välja võiksid kujuneda. Et keegi, minu teada ka nagu väga palju ei ole selle nimel vaeva nähtud, et keegi küsiks, et millised on need probleemsed punktid. Okei, lasteaed, teeb vahest küsitlusi, toimuvad vaata vestlusõhtud ja nii edasi, aga just selline usaldusisiku puudumine on olnud teemaks ka natukene võib-olla endal. Kusjuures sellega tuleb meelde ka üks isa, kellega ma rääkisin seal Koivu külas, kes ütles, et nendel on ka nagu probleeme, mitte nagu probleeme, aga et on nagu lastekaitsega nagu on tegemises, mitte et see halb oleks, ma tahan, et eestlased nagu ei võtaks seda, kui et see on nagu halb asi, vaid et lastekaitse ja sotsiaaltöö on see, et nad tahavad sind aidata, aga kuna eestlane ei oska, et ei oska seda soome keelt, siis nad ei saa sellest aru, et miks seda tehakse ja kui eestlasel on selline, et võiduka lõpuni üksi ma saan ise, ma pärjan, et tegelikult tuleb juleta võtta vastu see abi, mida pakutakse, sest väga palju kardavad, et issand, mul võetakse lapsed ära, et nüüd kui lastekaitse on. Ei võeta, sest et ma võin öelda, et minust on ka tehtud nagu alusetuid lastesoelu ilmutusi, aga see ongi see, et kui sa teed koostööd, sa räägid nagu vabalt, et ei ole nagu selline asi ja et on lihtsalt minulgi, et mul lihtsalt oli kiusu pärast tehtud. Et ka need pered saaksid aru, et kui sul on abi vaja, et nad pakuvad seda abi, nad pakuvad seda, et sa saad tulla rääkima, et julge võtta vastu see abi ja ongi, et eestlase temperament on teistsugune ja kuna Eestis ei ole sel ajal olnud, kui minagi olen laps olnud, ei ole olnud see, et räägime probleemist, et kuidas sa ennast reaalselt tunned, kuidas ma sind aidata saan, et kui sa tunned ennast halvasti, see on okei tunne, et ma tahan tuua nagu seda, et nad saavad usaldada, et ma saan aidata. See on ka põhjus, miks ma tahan minna sotsiaaltöötajaks. Et olla nii-öelda see vahel, sest et kui mina nagu olen õppinud seda soome, et kuidas üldse nagu siin tegeletakse ja kuidas minnakse hästi lähedale ja samas ka nagu, et tuua seda anda edasi eestlastele, et eestlaste kui ma mõistan ka seda näiteks, kui öeldakse, et kui te ei saa neid asju korda, et siis meie järgmine mõte on see, et lastel ei ole teie juures turvaline, siis esimene reaktsioon tulebki ju viha eestlasele, et mis asja sa võtad minu lapsed ära või. Nii, aga et tuua seda, et hei, et lahendame need probleemid ära, mis sul on taga, et siis lastel on hea kodus olla. Et väga palju... Paljud ei taha tunnistada muidugi enda probleeme ka. Jaa, võt ongi. Ja ka tänu sellele on ka hästi palju ringluses seda, et lastesoel lihtsalt tuleb ja uksest sisse võtab lapsed ära. Aga ei tunnistata seda, et miks seda tehti või et kui võetakse koolist ära. Nad ei mõtle sellele, et mida nagu lapsed koolis räägivad. Et kui näiteks lapsed ütlevadki näed, et ma ei tea, vanem raputas mind või tutistas või andis mis iganes, et siis siin on ju täiesti, et minagi olen väiksena, tead sa, nii-öelda peksa saanud. Aita. Aga see oli sellel ajal normaalne. Aga nüüd, kui ma mõtlen täiskasvanuna, et oma lapsi ma niimoodi küll ei kasvata, et see on nagu, sellest jääb nagu trauma sisse, et nagu mõtlengi, et iga täiskasvanu, kui sa mõtled natuke tagasi su lapsepõlve, tegelikult see teeb haiget ju, miks su vanem lööb sind või miks ta teeb sulle niimoodi või miks ta ütleb sulle niimoodi halvasti, et nagu tuua nagu, ma tahan nagu tuua ja sillutada seda, et see on okei, et sellest räägid, et sa võid kasvatada last teistmoodi ja et sa nagu näed oma nagu sisemaid probleeme, et neid nagu lahendada ja et ka sinu lastel oleks hea.
aga kokkuvõttes siis, kui sa pääsedki sinna omavalitsusse, või tohib niimoodi vist öelda? Vist jah. Omavalitsus eestikeelne sõna on õige. Eestikeelse sõna. Et siis sinu poole siis saab pöörduda, kui hakkavad tekkima probleemid ja anda edasi oma arvamus ja absoluutselt, ja siis, et ma ise kui tunned, et on näiteks lasteaias teatud laadi probleemid, süsteemi vead, siis on võimalik pöörduda, sest eestlane saab eestlasest kõige paremini aru. Nii on, nagu jaa, selge, et nii. siis saab oma selle mure ära rääkida, kui on tegemist mingisuguse süsteemi veaga ja kui sinu juurde pöördutakse nüüd mitme pere poolt, siis järelikult sa tunned ise ka, et siin on nagu süsteemi viga päris suur ja sa proovid hakata seda siis lahendama. Jaa. Aga nüüd loomulikult meie lapsed on ilus ja meie lapsed on tulevik ja nendest peab hoolitsema ja tegema. Aga on inimesi, kelle see laste teema nagu ei kõneta, no täiesti erinevatel põhjustel. Lapsed on juba nii suured, nad on oma elu peal ja nad ei ela võib-olla enam Soomes, aga inimesed elavad siin Soomes edasi. Siis mis oleks see, mis paneks need inimesed valima just sind? No ma mõtleks sellele, et ka need inimesed saavad kunagi lapsed. Et kuhu riiki või millisesse ühiskonda sa tahad oma lapsed nagu sünnitada või kus ühiskonnas sa tahad oma lapsi näha. Et näiteks mõtlen, et kui mina nüüd midagi ei tee ja ei muuda midagi, siis ma tunnen, et siin ühiskonnas ma ei tea, kas ma suudan oma lapsi kasvatada, kui see jätkab nagu seda suunda, mis praegu on. Et kui on nagu ohjaldamatu selline sisseränne või sissekutsumine nii-öelda, sest et teine on jah. Ei hakka, jah, ma mõtlesin, et ma ei lähe üldse seda suunda, et mina lähen ainult nagu räägin ainult positiivsed, et ma ei lähe seda liiniat üldse, et ma nagu räägin opositiost või et mida nemad teevad, et ei, absoluutselt ei. Mina keskendungi sinna oma suunda, mida mina teen, mis ma näen, et milles ma olen hea, et laste perede ja selles ma olen hea, et ja ma teen seda südamega. Kas on nüüd tulemas, täna on vist eelvalimistel lõpupäev, nagu ma arvan? Jaa, kindlasti inimesed minge hääletama. Kas sa oled veel kuskil esindamas, oled sa kuskil telgiga väljas, saavad inimesed tulla sinu juurde? Jaa, saavad, absoluutselt, et meil on nüüd reedel, meil on tegelikult see perussoomlaste selline majake on seal Tikkurilas olemas, et ma ise nüüd isiklikult lähen sinna reedel, et saab iga päev seal käia, et samamoodi me käime erakonnakaaslastega bussiga kiertoel. Et aga reedel ringkäigul. Pigem siis Tikkurila piirkonnas? Ei, kuna Vanta on suur ja lai, et siis ma ikkagi nagu vaatan, et kuhu ma lähen, aga kuna ma ise elan Tikkurilas, et siis ma keskendun ikkagi selle oma piirkonna juurde, kus ma olen. Ja kuna Riika Purra tuleb ka reedel, et siis ma olen reedel seal. Aga kas paned sa oma asukohtadest näiteks ka kuhugi informatsiooni üles sotsiaalmeediasse? Jaa, mind võib jälgida Facebookist, Instagramist, TikTokis. Netis ma saan küll puid alla korralikult. et rumal võtsid vale selle suuna. Aga see on hea, see on koht, kus saab endale kasukat selga kasutada. Absoluutselt jah, et nagu paksu naha selga. Aga kõige paksem nahk peab olema nendel inimestel, kes tulevad näost näkku rääkima nendest asjadest ja ma arvan, see on kõige produktiivsem üldse. Jaa, et võib täitsa... Sotsiaalmeedia, aga kuidas sind siis jälgida, sinu asukohtasid teada saada? Kus sind leida? Kuidas? Kus me leiame info? Minu nimi sisse panna Lii Tuomainen, Lii on Y-ga, soomlased ütlevad Lüü, ma alati parandan neid, aga ongi Facebook ja siis oli see aktiivsete eestlaste lehekülg. Samamoodi, et seal on info üleval. Sotsiaalmeedia Facebooki lehel, sa mõtled seda lehte eovs.fi? Jaa, et seal on Eesti organisatsioonide võrgustik Soomes, seal on nagu ka muid kandidaate, et kui tunnete, et mina ei ole see sobiv inimene, et siis on ka muid kandidaate ja väga paljusid, kes ei ole ennast ka üles üldse sinna pannud. Ja igal valijal on vaja teada ka väga oluline valimisnumber. Jah, et lilla palli peale läheb
kui seal on lilla ja valge pall, et siis lilla palli peale on Vanta Kerava alue on 25-23 ehk siis 2523 ja kundavaalid on siis 377. No nii, nüüd on see asi selge. Et Facebooki lehel on ka ülemas ja kindlasti soovitan eestlastel, et olge aktiivsemad ja on aktiivseid eestlasi, et tulge hääletama, et kui mina ei ole teie jaoks õige kandidaat, et siis äkki te leiate enda jaoks õige kandidaadi, et minge kindlasti hääletama, et ma tean, et meid eestlasi on siin palju Soomes, eriti Vanta piirkonnas, aga et tulge ka hääletama, et saaks nagu rohkem näkyvüüta ja et aktiveerida ka eestlasi rohkem siin Eestlaste Soomes. hääl võiks olla mängus küll, kusjuures ühes WhatsAppi grupis siin just piiksus mul ja jagati artiklit. Tõenäoliselt oli see vist Helsingi Sanomat võrdlemisi värske artikkel ja tuleb välja, et eestlased või eesti keelt kõnelevad inimesed siin Soomes on kõige vähem aktiivsed. Ja see on ja sellepärast ma tahakski nagu seda aktiivsust kuidagi nagu luua, et näiteks seal Eesti naiste grupis, seal on küll ma nagu vahepeal nagu näen, et Eesti naised on, et võiks nagu, saaks kokku või teeks midagi aktiivset koos. Et siin oleks vaja jah Eesti võimu ka natukene seal pika laua taga, mulle tundub, et siin peab natukene vaeva nägema head eestlased, minge valima oma lemmikkandidaadi poolt, aga ma näen siin topis on ikkagi rootsi, kui välja arvatud siis soome keel, on rootsikeelne, siis on soomekeelne, siis tuleb saksakeelne, somaalid on väga aktiivsed. Väga aktiivsed on, jah. Ma tahakski ka, ma tahan nagu luua nagu ka seda Vantale seda eestlaste mingit sukest, mida on see RÜ, mida tehakse sellised, et ka sinna luua neid, et tuleksid igasugused üritused, et miks ei. Ja et ma vajaks veel lisaaktiivseid eestlasi, et üksi sellise koorma all ma tunnen, et mind litsutakse lihtsalt laiaks. Aga kõik Soomes elavad eestlased, ehk siis kellel on sissekirjutus Vanda Kerava piirkonnas saavad hääle anda. Ja, et kindlasti. No, selles mõttes näitena siis sinu poolt saavad hääle anda, aga kui on kuskil mujal piirkonnas, siis teiste kandidaatidele. Ja on. Me tuletame kõigile meelde, et täna teisipäeval siis on viimane päev eelhääletuseks, et kui juhuslikult sa oled järjekordselt nädalavahetusel Eestisse minemas ja pühapäeval sul ei ole võimalik osaleda valimistel, siis täna oleks õige päev kella 8 valimisjaoskonnad lahti. Nii et kõigil on võimalus käia ja oma hääl nii-öelda ära anda. Aga aitäh sulle, Lii. Mina tänan, et ma sain siin olla ja selle ülevaate eest. Kindlasti saime natukene targemaks ja kordame veel need numbrid üle. Raadiokuulaja esitas samamoodi küsimuse, et tahaks veel numbrid teada. Alue vaalid Vanda Keraval on siis Lii Tuomaineni number 2523. Mul läks ka vabandust natuke sassi ja Kundavaali Vanda piirkonnas on tema number 377. Lii Tuomainen. Me võime panna pärast teile netilehel üles pildi. Ei ole vaja nüüd punastada, sellepärast te saate andeks. Ma saad ise arugi, et ma punastan. Te olete mõlemad harjutanud mu nime siin ja päris varsti tund aega. Ei, mitte tund aega, eile õhtust saati. Ai, nii. Ja see nimi on jah natukene trikikas, aga me oleme võrdlemisi kenasti ikkagi hakkama saanud. Aga aitäh, et tulid stuudiosse rääkima nendest asjadest ja soovime jõudu jaksu. Edu, hoiame siis silma peal ja anna meile kohe esimese asjana teada, kas tuli 200 häält ära või ei tulnud. Absoluutselt, et siis te võite mind, siis te võite ise mind kutsuda, et ma ei pea ennast ise siia kutsuma. Ja kõik lapse mured tulevad sinu kaela. Absoluutselt. Aitäh sulle. Aitäh, nägemist.